Nii et tere tulemast 2021 sisseastumisinfotundi ja mu daamid ja härrad, meister Mart paneb pildi. Meister paneb kohvitassi käest ära, nii. Okay. Niimoodi. Nii. Et nagu te siis näete, Kõrgem Kunstikool Pallas meediadisaini osakond ja minu nimi on Jaanus Eensalu, olen osakonna juhataja. Ja esimene küsimus on siin kohe kõigile suurelt, et kes me siis oleme. Me oleme meedikud ehk et meediadisainist lühend meedikud, et me ravime inimesi, me aitame neid. Siin on näha siis meie näod, meie kohvitassid, meie ruumid, meie tudengid, meie õppejõud. See on ka meie kodulehel see lehekülg ja need pildid on täiesti nähtavad, saate ka lähemalt neid uurida ja vaadata. Täpsustan osakonna, sealt osakonna lehelt saab lingi, seal on nupp. Ja, et kui leiate üles Pallase kodulehelt meediadisaini osakonna, siis seal all on olemas täiesti koht, kus saab neid pilte siis kaeda. Millised me välja näeme täna distantsõppel, millised on meie tassid ja meie ruumid ja kui ägedad me siis tegelikult oleme. Et oleme meedikud ja Kõrgem Kunstikool Pallas on rakenduslik kõrgkool. Ehk see tähendab väga head asja, see tähendab seda, et õpitakse 4 aastat. Nüüd, kes on meediatudengid? Ma alustaks selleks, et meediatudengid on ja lõpetajad ja ka õppejõud on kõik väga kuulsad. Nad on kohutavalt rikkad. Nad on kohutavalt andekad. Nad on ja nii edasi. Nad kõik elavad vanalinnas. Neil on väga kõrgete lagedega korterid. Nad sõidavad Porschedega. Nad töötavad parimates kohtades Eestis ja Euroopas ja ka mujal maailmas. Et see on üks au ja kuulsuse koht. Ja võin võib-olla alustuseks öelda, et meediaosakonna lõpetaja leiab alati tööd, kes tahab. Mõned muidugi ei taha ka, sellepärast tahavad vabakutselised olla, aga alati leiavad kõik tööd. Nii et see on koht, kus saab tõesti pärast ka tööle minna. Et kui vaadata kõiki teisi koole ja võib-olla ka teisi osakondasid, siis on ikka see, et tore on õppida, aga pärast õpinguid tuleb hakata graafiliseks disaineriks. Aga meediaosakonnas õpitakse seda. Et kõik, mida te õpite meediaosakonnas, on juba täiesti võimalik kohe tööle minna. Väga paljud muidugi lähevadki juba 2. kursusel ja 3. kursusel ja praktikad ja nii edasi. Et palju on õppida. Meediaosakonna õppekavas on väga palju õppeaineid, erialaaineid. Kui vaatame jälle kõrvale teistesse toredasse osakondadesse, siis võib-olla 4 aasta jooksul on võib-olla 20 erialaainet, siis meediaosakonnas on 55, sest meediadisainer, meediaprodutsent ei saa lihtsalt vähe õppida. Ta peabki kogu aeg õppima. See on suur kogukond, see on suur sõpruskond. Loen teile ette mõned ained, mida me õpime või sellised põhilised asjad. Neid se saate kõik vaadata ja Mart muidugi näitab meie toredad pildigaleriid, kus on tudengid, õppejõud, professorid ja nii edasi. Et muidugi on meie õppekavas ka üldmoodulite all teoreetilistel ainetel inglise keel, eesti keel, kunstiajalugu, filosoofia, intellektuaalse omandi kaitse. No üldised ained veel praktilised on joonistamine, maalimine, kompositsioon, värvus, skulptuur, kunstgeomeetria, pikselgraafika, fotograafia alused. Et neid on palju ja väga palju erinevatest kõrgkoolidest on võimalik siis võtta ka neid vaba aineid. Aga kui me läheme nüüd eriala juurde, siis üks selline eriala moodulitest on erialased üldained ja seal on siis meil selline tore eriala nagu erialane joonistamine, kuhu alla siis kuulub koomikse illustratsioon, digimaal, siis on meil erialane fotograafia, tootefoto, stuudiofoto, nii et saab väga tugevalt ka õppida fotograafiat, digitaaltehnika algkursused, kõik, mis puudutab igasugust digitaalsust ja tehnikat ja vahendeid, õpetatakse siin osakonnas selgeks. On ka digitaaltehnika põhikursus, erialane kompositsioon, vektorgraafika, loovmõtlemine, videotöötlus, trükitehnoloogia, erinevad õppeaineid, need on tõesti palju seal serigraafia, kõrgtrükk, offset, offort, litograafia, fleksograafia ja nii edasi. Nii et neid on tõesti ka päris trükki saab teha.
On teoreetilised erialaained, kus me räägime graafilisest disainist, räägime turundusest, brändist, reklaamipsühholoogiast, idee kirjutamisest, räägime stsenaristikast. Meil on erialane inglise keel. Ja see ei ole lihtsalt see, et saab kuidagi läbi. Ei, erialase inglise keele õppejõud praegu kuuleb sealt ja ta teab seda, et kergelt ei saa keegi kuskilt läbi, aga kõik tahavad õppida. Meil on graafilise disaini blokk, stilistika, typograafia põhikursus, küljendamine, kus siis raamatuid küljendatakse, disainitakse. Korporatiiv- ja infograafika alla kuulub meil palju asju, näiteks nagu märgiõpetus, plakat, korporatiivtoode, pakendiprojekt, pakendidisain. Meil on ka meediadisaini all on veel üks selline tore alablokk nagu lineaarse disaini alablokk, ehk siis seda kutsume me ekraanimeediaks, kuhu alla kuuluvad meil animatsioon, animatsioonitehnikat, digitaalne animatsioon, liikuv graafika, animatsiooni praktiline projekt, helidisain, meil on all oma väike helistuudio, helitöötlused, 3D modelleerimine ja 3D keskkond, et kui skulptuuriosakonnas saate õppida toredasti skulptuuri tegema, siis meediaosakonnas samamoodi ja saate need ka kõik veel välja printida, nagu skulptuuriosakonnaski, nii et 3D ei puudu meil, pluss 3D animatsioon, videomontaaž, videorežii algõppe, videožanrid, videopraktiline projekt, kus siis reaalselt valmivad meil muusikavideod, mainevideod, õppevideod, dokumentaalfilmid. Ma ei tea, mis kõik sinna alla veel kuulub. Meil on disaini alused, kus räägitakse tugevalt disainist, semiootikast ja kommunikatsioonist, räägitakse visuaalsest semiootikast, kunstiteooriast ja kriitikast, turundusest, toote ja projekti esitlusest, brändingust. Meil on praktilised projektid, kus on reaalsed kliendid, reaalsed ettevõtted ja kus tudengi kursused, iga kursus teenib raha, mille eest siis tegelikult saab minna vaatluspraktikale ehk õppereisile ja see on tudengitele tasuta. Ise teenivad, ise lähevad. Meil on animatsiooniprojekt, näituse projekt, praktika töökeskkonnas, mis tähendab seda, et käiakse ettevõtetes, teles, reklaamiagentuurides, disainiagentuurides, turundusagentuurides, et muuseumites. Nii et neid kohti, kuhu minna, on tegelikult väga palju. Siis on meil veel lõputöö praktika ja individuaalne praktika, kus siis iga inimene, iga tudeng näitab oma iseseisvuid tegemisi ja toimetamisi. Vaatluspraktikast ma juba rääkisin. Ja lõpeb see tore asi 4 aasta pärast ja saadakse bakalaurus ja lõpus on lõputöö, mis on siis tõesti äärest ääreni, mida on siis tehtud film, arvutimängud, raamatu küljendamine, visuaalne identiteet või graafiline identiteet, kuidas tahate, logo tegemised ja nii edasi, turundusprojektid, siis ka veebidisain, mida mul jäi 2 silma vahele kahjuks, veebidisain ja siis veebidisaini alla kuulub meil, nii, nüüd läks joe kokku, keegi aitab, kasutajaliidese disain, multimeediarakendused, interaktiivne meediarakendus, virtuaalne ruum, et kõik sellised asjad kuuluvad meil ka siis. Ja neid lõputöid tehakse tõesti väga erinevaid, alustades pakenditest, filmidest, logodest, animatsioonidest, kunstiprojektidest ja meediaosakonna õppekava jaguneb suurelt jaolt 2, 50% kunstiaineid ja 50% disaini poolt. Nii et mõlemas suunas on mõtlemised ja mõlemad teadused on esindatud nii kunsti kui ka disaini pool. See on selline kiire, uusalt tulistamine kõigile. Võib-olla küsimus, et miks peaks kandideerima meediadisaini, siis ma tahaks teile öelda, et tulevik on sellega tugevalt seotud, kogu tehnoloogia, kogu meie telefoni ja kõik muu maailm on sellega seotud. Ekraan kui meedium ja nii edasi on ainult tulevik. Nii et tere tulevast tulevikku. Ma annan nüüd sõna järgmistele noortele ja vanadele. Vahepeal muidugi kohe võib küsida ka. Mina kasutaks võimalust, et kuna praegu serigraafia nagu pildimaterjal ees, siis et
erialaste alusainete hulka kuuluvad siis sellised põhilised trükitehnoloogiad nagu serigraafia, kõrgtrükk, süvatrükk, lametrükk. Et siis serigraafia, ma loodan, et kõik teavad, mis endast kujutab ja mingisugust võrna aimu, et see on rahvakeeles siis siiditrükk, mille alused me teiega selgeks õpime. Kõrgtrükk hõlmab endas linoollõiget, süvatrükis teeme me forti ja lametrükis kivilitograafiat, mis on praegustes oludes tegelikult Eestis üks ainulaadne võimalus seda meie osakonnas ja meie koolis teha. Et sellega peaks te nagu aimu saama ja endale selgeks saama, mis on põhilised trükitehnoloogiad. Et seda siis edaspidi kasutada kuskil illustratsioonides, plakatikunstis, kus iganes. Illustratsioon ja koomiks on ka meil täiesti erialase joonistamise all. Võib-olla tahab näiteks koomiksi õppejõud rääkida paar sõna? Ja, võin rääkida paar sõna. Ma rääkiks ka siis üldiselt enda kogemusest meediaosakonnas õppimisega, et ma olen praegu vabakutseline kunstnik ja teen erinevaid kunstiprojekte ja ma pean tunnistama, et ma iga päev kasutan neid oskusi ja teadmisi, mis ma sellest osakonnast sain, et enda turundamine freelancerina oleks väga keeruline, kui mul ei oleks endal neid oskusi teha videot, animatsiooni, graafilist disaini, kõik valdkonnad on kaetud, pluss veel siis lihtsalt see enda joonistamis- ja kunstioskuse arendamine läbi klassikalise joonistamise maalitundide, mis on ka seal koolis. Et ma olen lihtsalt üdini tänulik, et ma just selle osakonna ja selle kooli valisin. Ja kui te tulete õppima, siis saate minuga koos teha erialase joonistamise kursuse raames koomiksit. Teeme karaktereid ja paneme väikse koomiksi sine kokku. Et ma igatahes loodan küll, et te kõik olete huvitatud nüüd sisse astuma. Tahaks teiega kõikidega koostööd teha. Aitäh, Stiina. Aitäh Hardole ka, kes enne rääkis. Meil on ka selline tore õppeaine nagu loovmõtlemine, kus inimesed saavad mõelda ja natukene liigutada oma ülemist korrust. Et äkki loovõppejõud Emma äkki tahab öelda paar sõna? Tere, on mind kuulda? On kuulda. Ja olen siis Emma. Ma olen samamoodi nagu Stiina meediaosakonna vilistlane. Igapäevaselt töötan loovdisaineri ja kuraatorina. Teen põhiliselt näitusi ja raamatuid ja reklaami. Ja meediaosakonnas on siis loovmõtlemist, mis on esimese kursuse aine, mille jaoks ei pea olema tegelikult üldse kunstitudeng, kus me lihtsalt räägime ja proovime teha erinevaid ülesandeid, kuidas oma aju veits teistmoodi liikuma panna ja võib-olla natuke ümber programmeerida ja kuidas leida lahendusi, mis ei oleks võib-olla kõige esmased, et leida huvitavaid lahendusi. Ja siis ma annan veel meediaosakonnas näituse projekti, et kui te jõuate 4. kursusele, siis tudengid peavad reaalselt oma kursusega tegema ühe näituse, avaliku näituse. Viimase ajal on see olnud siis meediaosakonna näituse viimase ajal olnud Kõrgema kunstikooli Pallase galeriis. See asub siis Riiamäel Tartus. See on tasuta galerii. Ja siis seal iga aasta on erinevat sorti näitus. Viimane näitus on meil siis ees, mis me eelmine aasta tegime, kastinäitus. See oli graafilise disaini näitus või rohkem nagu kunstinäitus ja see oli põhiliselt vilistlaste, seal olid vilistlased ja õppejõud. Et saaks näha, mis ja kes on meist saanud peale siis kooli lõpetamist. Järgmine näitus, mis meil tuleb, on graafikanäitus. Ma arvan, et meediaosakond on ideaalne koht, kus õppida kõikvõimalikke asju ja saada teada, kuhu suunas edasi minna ja töökohti on alati sellel alal ja ütleme nii, et kõik peaksid seal midagi leidma, mis natukenegi pakub enda jaoks huvi ja
enda kohta saab sealt kindlasti palju rohkem teada, nii et kandideerida tasub alati. See on vast minu poolt kõik. Aitäh! Ma ütleksin võib-olla ühe siis sellise mõtte vahele, et ka meie meister Mart Männik on meediaosakonna vilistlane ja ka ma ise olen meediaosakonna vilistlane, et ma ka ei astunud meediaosakonda mitte 18-aastaselt ega ka mitte 20-aastaselt, vaid tunduvalt vanemana. Ma olin juba lõpetanud mööbli ja restaureerimise ja alles siis viis mind elu selleni, et tegelikult on meedia see, mis on tulevik. Nii et meie osakonnas on palju töötajaid, kes on lõpetanud meediaosakonna ja pärast hiljem muidugi ennast täiendanud igal pool mujal. Nii et see on üks kuldaväär koht. Aga Martile just nimelt. Nii, Mart, palun. Pärast ja enne. Pärast ja enne, jah, täpselt. Ja pärast. Ja mõtlesin, äkki Marko tahab rääkida praegu, siin on 2 plakati asja tuleb järjest ja siis ma võtaks sõna peale teda äkki. Tere! Mul on hea meel, et nii palju huvilisi on kogunenud. Ja kuna ma olen põhiliselt seotud, siis Marko Kekisse, vabandust. Ja olen põhiliselt seotud siis graafilidisaini distsipliinidega, nii märgiõpetuse, stilistika kui ka plakatiõpetusega. Ja need on, kui me räägime märgiõpetusest ja plakatist, siis need on hästi praktilised ained. Nii nagu siis pallase olemus on rakenduslik, me üritame ikkagi teha ka selliseid projekte, millel oleks ka kellelgi kasu. Ja siis ekraani peal on näha siin mõned näited siis Arvamusfestivalile tehtud plakatitest läbi aastate. Ning Arvamusfestival on siiamaale meie hea partner. Aga selle praktilisuse sisu on eelkõige ju selles, et meie sügav soov on, et noored inimesed saaksid aru, kuidas käib üldse selline kontsentreeritud informatsiooni esitamine visuaalselt, nauditaval moel ka visuaalselt. Ja märgi puhul on enam-vähem sama baas, ehk siis kuidas seda sõnumit, eriti siis kontsentreeritud sõnumit oleks võimalik efektiivselt edasi anda. Aga kui nüüd veel korra plakatist mainida, siis loomulikult on ka plakat, seal on laias laastus 3 eri liiki plakateid, mida me tänapäeval siis tunneme või eristame. Sotsiaalplakat, kultuuriplakat ja kommertsplakat, nii et enam-vähem kõikide nende plakati vormidega me ka siis aktiivselt üritame kokku puutuda ja kommertsplakati puhul me kindlasti käsitleme ka seda, kuidas üldse ka keskkonnas seda sõnumit peaks esitama. Aga ma võib-olla praegu rohkem edasi ei lobiseks, kui kellelgi on jällegi küsimusi, siis hea meelega vastan. Siin on tulnud küsimus. Reigo Metsik küsib, et kui individuaalne on õppe meediaosakonnas, et kui mõnes valdkonnas ollakse juba pädevam, et kas talle antakse siis vastavalt oskustele ja raskemaid ülesandeid või projekte? Kui on nüüd kliendiprojekt, siis tähendab seda, et kui on konkreetne tellimustöö, siis vastavalt sellele, kuidas see tellimustöö on üles seatud, nii ta ka siis tuleb. Kui nüüd on mõni teoreetiline aine ja tudeng leiab, et ta on piisavalt pädev ja oleks vaja natukene kangemat latti kõrgemale tõsta, kindlasti saab ja kõikides muudes valdkondades täpselt samamoodi. Nii et selles suhtes on meil ka sellised, kuidas ma siis ütlen, tudengid, keda me kutsume hõberebasteks ja nemad on juba mõne teise kõrgkooli lõpetanud, juba Eesti Kunstiakadeemia või veel mõne muu kooli ja juba mingit eriala analoogset õppinud ja tulevad meie juurde õppima programme, muid toredaid distsipliine. Nii et et meil siin inimesed lõpetavad
doktorantuuri ja tulevad meil õppima magistrid, kõik erinevad valdkonnad erinevatest kohtadest, nii et hõberebased on veel eraldi teema, millest me võib-olla täna palju ei jõua rääkida, aga kõik võimalused on olemas. Ja võib-olla ma pean ütlema siinkohal, et meediaosakond on Pallase kõige suurem osakond, kõige rohkem tudengeid ja ka kõige rohkem õppejõudusid. Et meie õppejõud siis suurem osa õppejõududest töötavad kuskil mujal agentuurides või teles või raadios või ükskõik kus, et käivad siis meile loenguid lugemas ja nad teavad, mida nad räägivad. Nad ei räägi seda, mida nad 10 aastat tagasi, 20 aastat tagasi õppisid, vaid nad räägivad seda, mida nad eile tegid ja mida nad homme hakkavad tegema ja kuhu lähevad kaasaegsed suunad. Nii et kõik on väga tegevad oma eriala spetsialistid. Ja ma võin seda öelda, et võib-olla selline lagi meediaosakonda astumise puhul on olnud mingi 5 korda, aga sest pole midagi, sest ma olen alati öelnud, et kui te esimene kord sisse ei saa, siis see ei tähenda seda, et te kehv olete, lihtsalt teised on nii palju paremad, et mõned inimesed tulevad juba pärast 3. kordset kunsti või disaini õpinguid meile õppima. Nii et asja tuleb võtta rahulikult, kes väga tahab, see saab. Sellised paremad näited on olnud näiteks see, et üks tütarlaps ei saanud meile meediaosakonda, jäi täpselt joone alla. Ta läks õppima Helsingi ülikooli ja tuli Erasmusega meile õppima. Nii et ma olen alati öelnud, kui uksest ei saa, siis tuleb tulla aknast, kui aknast ei saa, tuleb tulla korstnast, aga saab. Kõik saavad, kes tahavad. Nii et julgust on vaja peale hakkamist. Ma tahtsin öelda veel, et lisaks saab võtaga ka võtta aineid üle, kui on mingi varasem kogemus ja tundub, et see asi on juba väga selge ja siis saab keskenduda rohkem nendele, mida tullakse meediaosakonna õppima ja kui mõni asi on juba kuskil mujal omandatud suure töökogemuse käigus või kuskil mujal õpitud, siis saab selle näiteks võttaga üle võtta ja saab keskenduda nendele teistele asjadele, mis huvi pakuvad. Meil on siin veel 2 toredat vilistlast ka, võib-olla isegi rohkem ja ka ma vaatasin siin nimekirjas on mõned inimesed, kes meil on hindamiskomisjonis, nii et tervitused kõigile. Ma ei hakka siin nimesid ette nimetama, et meil on alati komisjonidega hindamised ja väga põnevad ja väga energilised ja väga võib-olla ka sisutihedad. Minu meelest meil on tudengid ka praegu siin. On tudengeid ka, väga tore, et tudengeid on ka, sellepärast et see on ju ainult rõõm kokkusaamisest, aga ma pidin andma sõna Mardile, nagu lobisema jäin. Et Mart võib-olla ütleb paar sõna. Ma ütlen paar, mind on kuulda ikka vist. On täiesti. Et mina olen Mart Männik, siis ma olen osakonna digitaaltehnoloogia meister ja videoainete osade õppejõud ja olen töötanud televisioonis, filmis, teatris ja nüüd koolis. Ja siis siin ekraanil on paar, ma ei pane seda luupi mängima, sest et see kompressioon on kohutav, aga seda asja saate ka näha, et kui lähete sinna osakonna lehele, seal on üks hea nupp, mis ütleb, et valik meediadisaini videosid ja sealt saate vaadata, mida tudengid on teinud praktiliste videoprojektide raames, õppeainete raames ja nii edasi. Ja siis seal lineaarses disaini blokis õpite selgeks, kuidas filmida, kuidas stsenaarium kirjutada, kuidas resiid teha, kuidas monteerida, kuidas heli sinna külge üldse käib, mida kompressida, mida mitte, kuidas etkuda, kõik asjad algusest lõpuni. Voot. Jah, meil on tõesti palju programmiõpet, ma võtan Mardilt otsa üle, et meil on tõesti palju programmiõpet ja kõik saavad need programmid ka selgeks, et siin ei ole mingit kahtlust. Nii et selle koha pealt ei maksa me oleme aastaid tagasi rääkinud seda, et kui inimesed astuvad meediaosakonda ja nad pole varem arvutit näinud, sellest ei ole mitte midagi. Peaasi, et on tahtmine ja mõtlemine oleks õiges kohas. Et kunstiteaduste koha pealt peab meil veel ka tegelikult Raivo Kelomees, aga teda täna meil siin hetkel ei ole või vähemalt ma ei näe teda, ega ma kõiki nimesid ei näe ka. Nii et igal juhul tuleb proovida ja mida ma võin veel öelda, et igas Eesti agentuuris on vähemalt 1-2 meedikut ja see on justkui selline tore kogukond, et kui sa lähed siis hiljem tööle, siis meedik võtab vastu meedikut nagu oma venda või õde või nagu sugulast, nii et meedik tunneb meediku ära. On tulnud küsimus, ja? Et mitu üliõpilast erialale vastu võetakse?
Erialale võetakse vastu 12 tudengit, 12 tudengit võtame õppima. Võib juhtuda, et kui meil on neid õberebaseid, aga see oleneb nüüd sellest, et mu daamid ja härrad ja et lihtsalt meie ruumis on koos õppejõu arvutiga 16 arvutit ja ruumid on täpselt sellised, et juurde kuskilt enam võtta midagi ei anna. Et ma loodan, et me ikkagi kunagi naaseme ka distantsõppesse või tähendab distantsid tagasi igapäevaellu. Jah, me loodame, et me jääme kõik distantsi. Et distantsis muidugi ei ole ruumipuudust, aga jah, et koha peal siis on see siis helidisain või mingid muud asjad, kus on ikkagi vaja programmiõpet teha, vektorit või ükskõik aftekat või, et siis jah, kahjuks meie ruumis on meil siis 12 tudengit, üks õppejõule ja siis paar arvutit ju ka veel Erasmus tudengitele, sest meie tudengid käivad ka ju väga tublisti Erasmuses. Praegult on meil 2 tudengit Erasmusega ja ka näiteks Tartu Ülikooli ja ka teiste ülikoolidega on meil sellised, et kus inimesed käivad, võtavad meil kõrval eriala, näiteks Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond, ma ikka tahan öelda žurnalistika, vabandust. Ajakirjandusosakonnast tulevad inimesed ja võtavad meil kõrval eriala ja ka usuteaduskonnas on käinud meil inimesed võtnud kõrval eriala, nii et see on ka, kus me peame veel mõne üksiku koha hoidma, nii et muidugi eeldame ikkagi kõigepealt ikkagi meediatudengid ja siis alles rahuldame kõik teised ülikoolid ära. Nii et julgus. Nii, sisseastumine. Portfoolio nõuded on kodulehel olemas. Ega seal midagi väga keerulist ei ole, täpselt nii nagu loete, nii ka teete. Kui tekib küsimusi, siis võtate meediaosakonna kodulehe, leiate üles sealt minu telefoni, pärast kella 10 ei helista õhtul ja hommikul kell 8 ka ei helista, 8:30 on täiesti okei. Ja siis me räägime teiega portfooliost, kui midagi jääb segaseks. Portfoolio kohta tuleb ka veel eraldi meediatudengitele, kes astuvad meediaosakonda, tahavad astuda, tuleb eraldi 2-päevane koolitus, ehk et siis arutleme ja räägime sellest ja ma kutsun kõiki neid toredaid inimesi, kes ka täna siin õppejõudude ja vilistlaste näol on, kutsun neid sinna vestlema ja arutlema selle portfoolio üle, mis see üldse tegelikult on ja kas meil sellist portfooliot üldse enam vaja on tulevikus. Võib-olla me lihtsalt vaatame üksteisele silma ja andmed laeb osakonna juhataja või õppejõud ära ja ongi kõik lihtne, ei ole vaja midagi siin kuskil pulgaga käia. Et see on homme või võib-olla siis sellel kevadel teeme juba niimoodi, et vaatame silma ja loeme andmeid maha. Aga jah, võib-olla siis keegi küsib veel midagi või siis annaks vahepeal sõna ka näiteks nendele meie toredatele teistele tudengitele, kes meil siin või vilistlastele, kes meil siin kõikides komisjonides ja hindamistel käivad ja sisse astumiskomisjonides ja nii edasi. Nii et... Üks küsimus on laekunud vahepeal küll. Nii. Et kui palju on õppehoones ruume, mida on võimalik kasutada õppimiseks tundide väliselt? Kõik ruumid, välja arvatud osakonna juhataja, abiruum, osakonna juhataja ruum ja meistrite ruum. Kõik ülejäänud ruumid meediaosakonnas on tudengitele avatud 9:30 õhtul, hommikul kella 8, kui ma ei eksi. On nii või? Keegi vastab? On vist ja 8. On. Ja, kella 8. Kui ei ole praegust olukorda, kus distantsida. Just. Ja meil on selline suurepärane, päris suur, sama suur kui ka need loenguruumid. On köök ehk puhkeruum, kus on diivanid, televiisorid, külmetuskapid, pliidid, duši all saab käia, magada saab. Nii et kui ära väsid, siis tuled hommikul kell 8, teed paar asja ära, siis pikutad seal puhkeruumis ja siis lähed teed edasi. Nii et õhtuni välja ja nädalavahetused ka. Nii et nädalavahetusel samamoodi hommikul 9 õhtu, kui ma ei eksi, siis 10 või 9:30, nii et tavaaegadel praegu, nagu te teate, on see, et kõigepealt tuleb mask ja siis tuleb maski taga alles inimene. Nii et vahel ei tunne ennastki ära, kui maski ees on. Räägime siis kompositsioonieksamist. Teie lahkel loal tahab keegi kaasa rääkida. Kompositsioonieksamil see kompositsioonieksam on meil üks päev ja see koosneb 2 eksamist. Esimene pool on siis figuraalse kompositsiooni pealt ja teine on siis sellise mõtlemise ja abstraktsiooni pealt ehk et ideepõhine. Need on siis sellised pinnalised kompositsioonid ja siis meil on enne seda muidugi esimene eksam on meil portfoolio
seda me hindame ka komisjoniga. Ja siis lõpuks on motivatsioonieksam, ise me kutsume seda vestluseks. Ja noh, tahaks öelda, et kõik, kes te siis tulete vestlusele, kõik ei pääse, kahjuks neid kandidaate meil tavaliselt nii palju, eelmine aasta oli 134, et noh, meie konkurss ongi kogu aeg väga kõrge, aga 24 inimest suudame me ühe päevaga täiesti läbi vestelda ja ma tahaks öelda, et motivatsioonieksamile ei pea spetsiaalselt kuidagi ette valmistama, et tulete ja me ei küsi, mis aastal keegi kuulus kunstnik sündis või et mitu sõrme oli Picassol. Me ei küsi seda. Me tahame teada tegelikult, kuidas te mõtlete. Mitu kõrva oli Van Goghil. Ja täpselt, seda me ka ei küsi. Eks ju, et me tahame tegelikult teiega vestelda rõõmsasti, lõbusalt, ägedalt. Näha, kuidas teie maailm on üles ehitatud, mis on teie sees. Vaatate silma ja me saame teada. Vot. Nii et nii need eksamid on. Kindlasti teeme konsultatsioone ka. Küsimus tuli, et mida hinnatakse portfoolio puhul? Võt nüüd ma jään korraks vastuse võlgu, et ma ei tea, kas see portfoolio hindamiskriteeriumid on nüüd netti üles pandud või ei ole, vist ei ole veel. Meil tavaliselt oli 10 punkti. Ei tohiks olla veel. Ei ole veel, jah, okei. Aga see tuleb ülesse, et see ühel hetkel tuleb ja seal on 10 punkti, mida me hindame, me hindame tegelikult formaati. Kui me kirjutame, et palun looge sinna sisukord, kui lehekülge oleks 9–12, kui te peate näitama mingisuguseid erinevaid kompositsioone või muid lahendusi, et kui te loete seda nimekirja, mida me seal portfoolios soovime, siis neid asju me kõiki hindamegi. Ja portfoolios on võimalik saada 10 punkti ehk et iga asja eest 1 punkti. Kui te panete sinna sisukorra oma foto ja oma foto sisukorra teete formaadi, siis te olete juba 3 punkti saanud. Nii et mõelge selle peale, et see ei ole keeruline. See nõuab lihtsalt seda, et hakake siis tagantpoolt ettepoole lugema. Lugege ära, mida hinnatakse, hindamiskriteeriumid tulevad, seda me ka siis teiega tahame. Muidugi ma soovitan, et kui te panete nüüd mõne videolõigu, eriti kui on elektroonilised portfooliod, et panete mõne videolõigu, ärge pange videolõigu, mis on 2,5 tundi pikk. Sellepärast, et kui on 134 tudengit ja kõik panevad sellised tunniajased videod, siis komisjon nõrkeb nende vaatamisest ja ei tahaks ka ju vaatamata jätta, sellepärast, et võibolla selle 1,5 tunni tagant selles lõpus on midagi sellist, mis muudab meie meelt ja maailma ja me naerame ja tahame teid võtta vastu, aga kui te meid ära väsitate, siis on jälle pahasti. Nii et tehke mingid kokkuvõtteid, pange mingid paremad palad. Seda kõike me hindame ka. Tere, mina olen Keiu, mina olen ka siis Pallase vilistlane. Mõtlesin, ma ütlen ka paar sõna selle portfoolio kohta, sest et ma mäletan, et see oli üks asi, mis valmistas mulle kõige rohkem pinget enne sisseastumist. Kuna ma ei olnud nagu kordagi mingisuguseid kujundusprogramme kasutanud. Et see tähendab tegelikult seda, et meediaosakonda sisse saamiseks sa ei pea olema tuttav mingisuguste Adobe Creative Cloud programmidega. Et meil on siin programmiõppe on tasemel, te saate selle programmi niikuinii siin selgeks. Ja sinna portfooliosse võib julgelt panna täiega selliseid, võib-olla mingeid hobitöid, võib-olla sa, ma ei tea, maalid mingisuguseid T-särke või teed mingisuguseid patche või mingeid täiesti obskuurseid asju, mis nagu teevad siin silma paistvaks. Et ma hullult soovitan nagu enda isikupära välja tuua selles portfoolios, et selleks ei pea tegema bännereid või kliimakaubamajale reklaame. Et saab ka teistmoodi. Jaa, väga õige, sellepärast, et ma tahan öelda, et kui te panete nüüd kevadel aia päkapikud ritta, teete sellest kurjade päkapikkude või geniaalsete päkapikkude installatsiooni, siis see on väärt pildistamist ja meile seda näitamist. Nii et olge avatud. Proovige. Küsimus tuli, kas sisseastumistel võetakse arvesse ka varasemaid saavutusi ja auhindu ja muid selliseid asju?
Ja muidugi me vaatame igasuguseid kuldmedaleid ja saavutusi väga suurepäraselt, aga lihtsalt asi ongi nüüd selles, et kujutage nüüd ette situatsioonid, kui me peame võtma vastu 12 tudengit ja auhindadega tuleb meil 30, et kuidas sa neid siis nagu nüüd jagad, et kellel on see kuldsem veel medal, et kindlasti me aktsepteerime neid ja vaatame ja see on tore, nii et kõik tegelikult tuleb kokku. See on ju portfoolio osa, Üks osa portfooliost ja portfoolio eest saab 10, kompa eest või kompositsiooni eksamist 10 ja siis motivatsiooni eksamist ka 10, nii et eks ta nii koguneb kõikide asjade pealt kokku. Muidugi ma võiks öelda seda, ja ma lõpetan kohe, et see on nagu see asi, et ka muidugi on ju see, et kui te täna vaatasite neid ka teiste osakondade tutvustusi asju ja videosid või mingisuguseid veebilehti või ükskõik mis asju, siis märkamatult te seda ei tea, aga selle iga praktiliselt teise või kolmanda asja taga on meediatudeng, kes on seda kujundanud ja teinud, nii et see lihtsalt ongi selline maailm. Jah, nüüd ma annan sõna üle ükskõik, kes tahtis. Mina tahtsin öelda, et muidugi me vaatame neid saavutusi, kui need on nii-öelda kuidagi erialaselt silma paistavad, et te juba olete midagi teinud ja see teie töös nii-öelda kajastub, et siis see on tore, aga samas nagu ma tahaks öelda teistele, kes ei ole erialaselt veel midagi teinud, et see ei mängi nii suurt rolli, et see ei peaks olema nagu hirmutav, et kui kellelgi teisel on mingi saavutus, sest see kunagi ei tea ette, kes sisse saab, see on ei pea üldse kahtlema endas. Ja lisaks ma tahaks öelda, et võib-olla ei ole mõtet panna portfooliosse täienisti neid mingid kunstikooli natüürmorte ja joonistusi, sest et paljud teist on kindlasti käinud kunstikoolis ja need on kõik väga sarnased. Pigem näidake, mida te teete vabal ajal, mis on rohkem teie isikupära välja toob. Väga nõus. Nii, kas on küsimusi veel? Praegu ei ole laekunud. Et võib ka siis öelda osakonna tutvustuse kohta, et meil on sellised osakonna kogukonna üritused suured, mis on jõulupidu, kus terve osakond istub siis laua taha ja sööb. Teatud põhjustel mõni aeg on nüüd mõned asjad ära jäänud, siis meil on olemas selline tore üritus nagu ööseminar, kus kõik osakonna töötajad, õppejõud ja ka kõik 4 kursust saavad kokku ja 3. kursus korraldab selle ja siis on seal sellised suured uhked, siin on mõned pildid siis ööseminaridest näha, saavad siis kokku, kus tehakse eriseid ülesandeid, moodustatakse meeskonnad, kus meeskonnas on siis näiteks 1. kursuse tudeng ja üks professor ja 2. kursuse tudeng ja 3. kursuse tudeng ja 4. kursuse tudeng ja veel keegi teine ja 3. ja siis toimuvad sellised toredad mõtte ja idee ja ka ennast vabastavad sellised toredad peod, nii et need on väljasõidud ja et selline seltsielu on meil väga tore, nii et köögis saab meedik meedikuga kokku ja 1. kursus ja 4. kursus saavad koos ühe laua taga süüa või vestelda, nii et see kindlasti liidab palju. Ja väga paljud tudengid siis või lõpetajad teevad oma ettevõtte, lähevad sellistesse kuulsatesse kohtadesse ja hakkavad igasugust imelikke asju tegema, nii et saavad siin, ma ei tea, näituse kuraatoriteks või vabakutselisteks või ma ei tea, teletöötajateks või siin viimane selline tore oli, et kunstimuuseumi direktoriks või ma ei oska öelda, see on nii äärmuslik, et igale poole võib minna ja kõike võib teha ja edasi õppima võib minna ja see valik, mida edasi minnakse õppima, et see on ka, et meediatudeng ei lähe kohe õppima. Ta kõigepealt on nii paljusid saanud, et ta kõigepealt teeb endale paari aastaga sellise noorepere laenu ja maja ja auto ja mehe ja naise ja lapsed ja siis läheb õppima ja siis jõuab kõik kinni maksta ja siis elab vanalinnas ja on kuulus ja rikas. Nii. Ja saabus küsimus, et uuriks veel, et mida see kompositsiooni eksam endast täpsemalt ikkagi kujutab. Et mis seal küsitakse, kuidas välja näeb see eksam
kuidas selleks valmistuda? Noh, ega selleks nagu väga ette valmistada ei saagi, sellepärast, et teie peate selle tegema ja noh, seal antakse teile kirjalikult see ülesanne, mida te peate siis tegema. Teil on selleks täpselt pool päeva aega, hommikul saate ülesande kätte ja lõuna ajal esitate selle faili ära. Nüüd on olnud meil see siis läbi ekraani vahenduse ja noh, nagu ma siis ütlesin, et esimene pool on virtuaalne või tähendab figuraalne kompositsioon. Ma rohkem võib-olla sellest vahti rääkida ei saa, sellepärast, et muidu läheb võib-olla liiga detailideks, et oleks kõigil võrdsed võimalused. Nii et tuleb siis see probleem lahendada ja tavaliselt on selleks vaja paberit, vildikaid, erinevaid markereid erinevate jämedustega, must-valge ja nii ongi. Ja teine pool siis on õhtune pool siis sellest eksamist, mis algab tavaliselt kell 1 või kell 2, olenevalt siis sellest ajagraafikust, kuidas me alustame, on siis see, kes tuleb siis tegelikult luua visuaal antud teemadel, arutleda selle üle, võib-olla kirjutada sinna alla üks filosoofiline mõte või lause. Nii et ega selleks väga nagu ette valmistada ei saagi. Nii et ega te praegu, noh, kui te nüüd arvate, et te lähete koju, nüüd hakkate või olete kodus ja hakkate nüüd kohe nagu tohutult ennast ette valmistama, siis jah. Ega on, siis see kompositsiooni eksam kaotab nagu mõtte, eks. Et sellepärast ei saagi teile nagu neid teemasid asju kohe ette ära rääkida. Ja iga aasta on erinevad teemad, nii et teemad ei kordu kunagi. Et aga need on põnevad ja neid on tore alati vaadata. Lennukad. Eks me seal vaatame täpselt samamoodi nagu portfoolioski, kuidas te mõtlete, et seal ei ole mingeid õigeid ja valesid vastuseid nii-öelda, et seal on nüüd mingi üks kindel asi, milleni te peate jõudma. Et kuidas teie maailma näete ja seda asja, mis teile antakse, kuidas te seda tõlgendate, et mida julgemad ja absurdsemad ja isikupärasemad te olete, seda parem. Ja, siit ka üks selline võib-olla kinnitus sellele jutule on see, et üks kandidaat, kes siis 5. korda proovis ja sai lõpuks sisse ja siis, kui ta juba sisse sai, siis ma küsisin, et mis sa siis nagu sa oled nii andekas ja igat pidi nii ägeda mõtlemise ja kõigega, et sa nagu varem sisse saanud, siis ta ütles selle peale, et ma kõik need eelnevad aastad kartsin ja ma vaatasin, mida tegid teised ja ma tegin ka niimoodi. Ja viimasel aastal tal oli täiesti, ma ei ütle seda sõna ja ta tegi täpselt seda, mida ta ise mõtles ja siis oli see, et oli esimeste seas, nii et võib-olla tuleb endaks jääda. Mitte võib-olla, vaid kindlasti tulebki endaks jääda. Ise endale pole mõtet valetada. Ja, Tiit Pänapuu siin, ma olen ka vilistlane meedia osakonnas, et ma tahaks selle kompositsiooni eksami osas ka natukene julgustada, et ärge kartke ja kui te arvate, et võib-olla teil ei ole parimad ideed või et teil pole parim kompositsioon, et siis see ei loe, et jääge ikka alati endaks ja tehke see kompositsiooni eksam enda moodi, et see ongi see, mida tahetakse näha siis selles sisseastumiseksamites nii-öelda. Eks see on ka miski, milleks see virtuaalne eksam on kõige parem, sellepärast, et ei olegi kõrvalt kellegi pealt nagu maha teha. Ja ma just tahtsingi mõelda, et võib-olla ongi hea, kui see on nii-öelda siis läbi ekraani, et siis ei saagi. Ja. Noh, võib-olla see Google on sel hetkel võib-olla see kõige suurem kurja juur seal taga, et sa hakkad nagu otsima seda abi kätt, eks ju, et kuidas nüüd võid, aga tegelikult on iga inimese peas on olemas 10 000 kordi rohkem seda vara ja tarkust kui selles Google'is sellised massmeedia pildid, nii et jääge enda juurde. Kõik oskavad guugeldada, õppejõud oskavad ka, vaatavad teie tööd ja guugeldavad, aga kui te jääte midagi sellist, mis tuleb teie varamust siis, või teie masinsüsteemist, filosoofiast välja, siis see ongi see äge. Google'i pealt ei tasu maha teha, jah, et selles täpselt. Oskavad ka guugeldada ja selle paganama portfoolioga sama lugu, et lihtsalt maha joonistada internetist oskavad kõik.
see ei ole ka hea noot üldiselt. Ja tavaliselt me alati nagu saame sellest kohe aru, sest et see erineb teie teistest töödest, seda on näha. Meid on nii palju kogenuid inimesi ja me kõik kasutame igapäevaselt. Ja see portfoolio saab siis selle plusspunkti asemel miinuspunkti sinna juurde, et see ei... No ja samamoodi, et kui te portfoolios pakute mingit figuraalkompositsiooni, mis on nagu ülihästi joonistatud ja siis kompositsiooni eksamis teete ka figuraalkompositsiooni ja kui see nagu kohe nagu Eesti-listiliselt ega asjad, siis tekib alati ju küsimus, et aga kes nüüd esimese tegi või kes teise tegi või et kas seal oli selline tugev isa käsi või siis ema käsi abis või et kuidas need asjad toimisid, et mõelge selle peale, et ärge endale liiga tehke, et see on lihtsalt see, et asi ei ole selles hetke selles mingisuguses oskuses, vaid võib-olla selles idees ja selles edasi andmises. Nii et see on palju suurem väärtus kui see väike mingisugune nõks seal pliiatsiga. Nii et mina soovitan jääda ise endaks, usaldada ennast täpselt täiega. Sest ma Jaanus ei teagi, palju meil tavaliselt on komisjonis inimesi olnud ikka väga palju, üle 10 vist või? Ja meil on olnud 12 ja miinimum on olnud 7, nii et seal vahemikus alati siis kõigub ja me alati võtame ka siis vilistlasi endale appi ja noori inimesi, sellepärast et professuur ehk professorid siis vaatavad ühte asja, noored vaatavad hoopiski teist asja, meistrid vaatavad hoopiski kolmandat asja, nii et meil on nagu hästi palju erinevaid asju ja need hinded ei tule niimoodi ühe tasandi pealt, vaid need tulevad väga erinevatest maailmatest kokku. Et see on selline, ma ei tea, ma ei oska selle kohta nagu öelda, et kas see on nüüd demokraatia, aga see on väga läbimõeldud süsteem ja see toimib. Kõik osapooled saavad alati näha ja kui mingi pool võib-olla annab natukene kehvema, aga mingi teine pool noorte osakaal annab selle maksimumi või üle maksimumi või kirjutab taha plussi ja kiituse ka veel, siis see kõik väärib ja seda kõike arvestatakse. Nii et see on väga hea süsteem meil. Jaanus, küsimus sulle veel. Et kui nüüd näiteks kandideerib meediaosakonda selline inimene, kes hobikorras joonistab näiteks, aga ta pole kunagi portfooliot koostanud, siis mis sa talle soovitaksid? Aga kõik, mida ta hobikorras joonistab, selle ta sinna kirja panebki. Võib-olla teeb mingit fotot või mingit muud asja ka, paneb juurde kõike, mida ta nagu on nagu läinud, et ma võin nagu etteruttavalt rääkida, et portfoolio kursusel ma räägin alati ka seda, et kui portfoolio kursusel ühes portfoolios oli vist oli äkki 6. klassi korvpalli diplom, rahvastevalli diplom oli portfooliosse pantud ja siis ma mõtlesin, et vaadata seda portfooliot, et miks see küll ometi siin on. Aga kui sinna alla oli kirjutanud see noor inimene, see oli minu esimene diplom, kust ma sain aru, et ma tahan graafiliseks disaineriks saada, sest see on nii halvasti kujundatud diplom. Ma tahan teha 1000 korda paremat diplomit. Ja see inimene oli minu jaoks jumal. Ta nägi seda, mis oli see, mida ta tahab ja tulla parandada maailma. Ja ta armastab oma elukutset ja oma eriala ja see oli väga andekas ja väga rõõmus inimene ja tänagi töötab. Nii et need ongi need asjad, et kui teil on kole kuubik, aga te teate, mis te sellest kuubikust tahate teha, siis pange ja kirjutage ja väljendage seda tunnet, seda mõtet, seda ideed. Kirjutage distsipliinidest. Väga pikalt ei ole mõtet kirjutada. Inimesed jälle ei jõua lugeda, kui on palju portfooliot. Ardo Sägi tõstab käe ja tahab rõõmsalt vastata millegile. Ja tahtsin ikkagi seda öelda, et eks see portfoolio on ikkagi väga isiklik asi ja üks väike soovitus, et võib-olla kõike päris ei ole mõtet sinna portfooliosse panna, et selle mõttega, et oleks igast valdkonnast midagi. Parem mõned asjad välja jätta, et sellega on teinekord väga alt mintud. Et soovitada väga nii-öelda piiri pidada. Jah, et kui te kandideerite ikka meedia osakonda, et siis pole võib-olla mõtet panna sinna mingisuguseid sepistatud haamreid või siis mingisuguseid, ma ei tea. Ja just. Kui on hea üks haamer ja sellega on naela pea pihta löödud ja on pildistatud paistest näppu ja sellest on tehtud tore plakat, absoluutselt pange.
Ma mõtlesin ka, et ühe haamri võib panna. Te panete 50 lillepilti ja siis meil tekib küsimus, et aga meil on juba fotograafiaosakond olemas. Ja vabandust, Mart, palun, sinu sõna. Ma tahtsin öelda, et 10 haamrit ei ole mõtet panna, ühe võib ikka panna. Noh, muidugi, üks haamer on alati ja. Ühe lillepildi ja. No võt jälle see sama küsimus, et kui sa paned nunnu kasju pildi, et kas see nunnumeeter läheb siis nüüd osakonna töötajatel või õppejõududel tööle, ma ei tea, ma arvan, et ei lähe, nii et üli hästi on tehtud kassipilt, võib-olla üli hästi ja on ja karikakar koos mesilasega, noh jällegi see sama küsimus. Kui sellel mesilasel on pähe joonistatud sõjaväelase vorm või meremehe vorm, siis on okei, jah, palun. Nii, küsimused tulevad vist. Ja küsimus tuli, et kui suured näiteks joonistused peavad portfoolios olema, et kas väga väikesed oleks ka sobilik panna? Formaat on A4 PDF-ina, et kui suure joonistused suudate sinna A4 formaadi peale ära paigutada. Et võin nagu ette rutates öelda, et kui meil tavaliselt on olnud trükitud portfooliot, siis ühel aastal üks tore kandidaat tahtis panna oma A2 plakatit portfooliosse, aga kuidagi ei mahtunud ära. Ta kleepis portfooliosse sinna teisele lehele, kleepis selle keskmise osa ära ja siis voltis selle portfoolio niimoodi või selle plakati ilusti niimoodi kokku, et ta oli täpselt A4 ja siis kui komisjon hakkas vaatama, siis võttis selle uuesti niimoodi laotas laiali, siis vaatas ära, pani jälle kokku ja selle eest tulid plusspunktid, sellepärast et üldmulje oli portfooliol A4, aga sisu oli suurem. Nii et mõelge selle peale, kui teie peas on veel üks suurem pea. Kõike võib skännida sisse ja suurendada ja lihtsalt, et võib-olla ei pea väga palju kõike ühe lehe peale panema, et kui te nagu üle kuhjate, et siis tekib see küsimus, et kuhu ma siis vaatan. Aga samas ei peagi olema nii, et on üks pilt lehe peal. Absoluutselt ei pea. Aga lisaks mina mõtlesin seda enne Tiidu küsimusele, et kuidas teha portfooliot, aga et võib-olla paljudel inimestel puudub üldse see kogemus, et neil on toredad tööd, aga kuidas portfooliot kokku panna. Jaa. See võib küll olla, jah. Ja. Selleks tuleb ikkagi tegelikult, kui me tahame digitaalset faili saada, siis selleks tuleb mingit programmi kasutada või siis mingit põhja või templiiti. Ma ei tea, kas Excelis saab. Kui saab, siis tehke Excelis. Mul ükskõik. Peaasi, et see oleks loetav ja nähtav ja need pildid oleks saadavalt. Wordis ikka saab ju pilte panna ja PDF-i ka eksportida. PowerPointis ka kindlasti. Ja PowerPointis saab ka, jah. Seda saab võib-olla veits rohkem kujundada kui Microsoft Wordis või kuskil. Isegi Google Drive'is saab teha teid. Seal saab ju dokumendi luua, sellele peaks olema kõigil ligipääs. Ja alati on mõistlik küsida kellegi käest abi, kes juba oskab seda. Jaa, küsige nende käest. Keynote ka muidugi. Jah, ärge seda tehke nagu siin, ma ei tea, mõned aastad tagasi oli see, et tuli meedia üldlisti tuli kiri, et ma tahan meediaosakonda astuda ja et kas keegi tahaks mulle portfoolio ära teha. See ei ole normaalne. Ma mõtlesin, et ma ise vastan, et ma teen sulle ära, aga sisse sa ei saa. Et küsige meedikute käest nõu ja küsige nõu ka oma kunstiõpetajate, isade, emade, ükskõik missuguste heade kujundajate käest nõu, ega siis nõu tuleb ikka küsida, ega tark inimene ei lähe ise jalgratast leiutama, tark inimene disainib jalgratast edasi. Jalgratas on ammu leiutatud, portfoolio ka on leiutatud, nüüd tuleb see ära vormistada. Teil on kõik asjad olemas. Kuidas tundub? Võib-olla tuleb küsimusi ka selle kohta, et täna ma kuulasin seal mõnes kohas, et mõned inimesed ei ole siis eesti keele kultuuriruumist, et räägivad siis mingit muud keelt, on inglise keel või vene keel, et siis meie õppejõud räägivad hästi inglise keelt ja vanem kaader räägib ka väga hästi vene keelt, nii et kõik, kes kardavad, et nad ei saa eesti keelega hakkama, siis astuge sisse, küll saate, kui kuidagi saa, siis saadame teid keeleaastale, mis on teile tasuta, saate ülikoolis eesti keelt õppida, tulete, meil on ikka iga paari aasta tagant on mõned inimesed, kes on käinud keeleaastal ja tulevad ja lõpetavad ja teevad, nii et всё возможно.
jah, meil on olnud ju toredaid tudengeid, kes on õppinud täpselt nii palju kui vaja on ära eesti keelt nädal aega enne sisseastumiseksami vestlust ja siis pole üldse eesti keelega kursis olnud, aga 4. kursuse lõpuks on oskanud väga hästi eesti keelt ja öelnud, et see on üks suur pluss, mis nad meediaosakonnast on saanud. Jah, et Narvast ja Ida-Virumaalt ja Tallinnast ja paljudest kohtadest on ja ka lausa Venemaalt on meile tudengeid tulnud õppima, nii et ja ka Soomest on tulnud tudengeid meile õppima ja nii et ja Erasmusest ma ei räägigi, sealt käib nagu nii. Praegult lihtsalt käivad niimoodi nad interneti teel Erasmusega edasi ja tagasi. Kuigi on vist praegult on 2 tudengit reaalselt nagu väljas ka teistes riikides, nii et meediaosakonnast, nii et see on ka tore. Ja meil on ka palju, noh jah, ikkagi on ka välisõppejõudusid, kes tulevad teisest riigist ja annavad ja räägivad, nii et see koht ei ole ka tühi. Keegi võiks veel küsida miskit. Praegu pole küsimusi tulnud. Julgelt küsige, palun. Jaa, rumalaid küsimusi pole olemas. Kõike, mis pähe tuleb. Just. Rumalaid küsimusi pole veel kuulnud ka, nii et võiks tulla mõni. Nii. Ja nüüd on küsimus. Jah. Et kas mul on võimalik meediaosakonnas saada hea põhi alla selleks, et tulevikku luua joonisfilmi maailmas? Põhimõtteliselt Liisi Grünberg on ju lõpetanud meediaosakonna. Meil on neid animaatoreid on tegelikult ju veel päris palju kuulsaid. Nii et... Animatsioon on võimalik, on. Animatsioon on ju meediadisainis ju väga selles mõttes tasemel ikkagi, et nii palju, kui ma olen neid töid ka näinud sealt, et on ikka super head tööd olnud animatsioonis. Nii et julgelt. Ise oled ka teinud, Tiit. Jah. Kõik oleb teinud. Isegi mina olen teinud, nii et saate minna igasugustele festivalidele oma töid saate ja asju, nii et jah. Võib sealt osakonna lehed neid videosid vaadata ja seal on mitu animatsiooni pooled. Arhiivist ka, et see digiarhiiv osakonna või kooli lehet, et sealt otsida, siis seal on ka palju neid asju väljas ja võib-olla kõik ei ole, aga keda huvitab, siis tõesti on palju. Nukufilmist kuni joonisfilmini kõik erinevad. Küsimus tuli, et kui palju vaba aega on õppimise kõrvalt, et kui on erialane töökoht, et kas siis saaks seal ka jätkata? Küsimus on aus ja vastus tuleb ka aus nii ja naa, oleneb inimesest. Aga üldjuhtudel on see, et meediaosakonnas õppimine on esmaspäeva hommikul kella 9-st pühapäeva õhtuni kella 10-ni kogu aeg. Et kogu aeg peab midagi tegema, öösel peab magama ja päeval peab kogu aeg midagi tegema. Ja nüüd on see küsimus, et kui sa nagu käid täiskohaga tööl siis, ja sa teed ka veel erialast tööd, siis ühel hetkel hakkab kannatama kas erialane töö või koolitööd. Nii et kui tööd üldse kõrvalt võtta, siis tõesti võiks võtta mitte erialast tööd. Kuskil koristaja olla või mis iganes kojamees või lendur, ma ei tea. Aga saab hakkama, aga ma ütlen, et see on väga-väga raske. Ma ise õppisin samamoodi, aga see oli väga raske. Nii et ma väga ei soovitaks. Natuke oleneb, et kui palju sa soovid ennem näiteks võtaga üle kanda oma asju või mis iganes on, aga siis on jälle, et miks sa koolis käid, kui sa võtaga kõik ära teed. Aga see on ka tegelikult planeerimise küsimus, et kui sa ei ole täiskohaga tööl, siis on ikka tehtav, et kui projektipõhiselt teha näiteks. Aga ütleme nii, et puudumisi pannakse kirja igas tunnis, et siin pole päris nii nagu suurtes seminariruumides, et ise vastutada, ise teada, et need pannakse ikkagi kirja ja koha peal peab ikkagi käima. Ja selle tööl käimisega oli ka see, et meie kursuse kaasas ikka
ju nägime Keiu, et seal selle tööl käimisega, see on ikka äärmiselt keeruline. Üldiselt juhtub jah niimoodi, et käiakse paar aastat koolis, siis leitakse töökoht ja siis natuke aega üritatakse nagu mõlemat teha ja siis üks hetk valitakse, kas siis ühe või teise kasuks. Ja. Juba vanadest aegadest peale oli meediaosakonnas see, et Playtech tuli ja nipsas ära sellised 3. kursuse tudengid. Ja. Aga tavaliselt nad kõik peale seda tiksusid tagasi sinna kooli oma diplomit ikkagi kätte saama. See on küll tavaline, et pärast praktikat saad mingisuguse töö otsa. Et selles mõttes ka praktikakohad tasub kindlasti valida sellised firmad, kus nagu ise tahaks päriselt töötada ja ka sellised vastavad erialad. Võib-olla esimesel, teisel kursusel see ei ole nii oluline, aga 3. kursuse praktika kindlasti. Et päris tihti ongi see, et 4. kursuse ajal tehaksegi siis kooli kõrvalt ikkagi natuke tööd ka. Et meil on meediaosakonnas on see lõputööks, ma ei tea, kuidas teil see aasta oli, et kas nad pidid tundides ka käima lõputöö tegemise ajal või? No üldiselt oli neid loenguid, mis praegult jäi tänu sellele eriolukorrale, jäi nagu kevadsemestril jäi paar ainet, aga üldiselt meil on õppekava niimoodi säätud, et 4. kursus ja kevadsemester on tühi, ehk et kõik on juba ette tehtud, et inimesed saavad nagu pärast jaanuari sessi saavad vabaks, hakkavad lõputööd tegema ja väga paljud kolivadki Tartust ära Tallinnasse ja vaikselt käivad tegelikult tööl juba ja teevad ka seda lõputööd, nii et see võimalus on. Aga et pigem jah, nagu hilisemates kursustes on see nagu paremini tehtav. Ja teise kursuse lõpus või 3. kursuse keskel ka minnakse ära, et need, kes ikkagi tahavad hirmsasti tööd teha, lähevad ära tööle ja mõned ikkagi tulevad tagasi ka ja lõpetavad selle ära, aga mõned ei tule ka, ega kõik ei peagi tulema ja ega siis kõrgharidus ei peagi kõigile olema, nii et see on nagu ka jällegi selline, aga mis puudutab neid puudumisi või sellist kohal käimist, siis ma tahaks öelda, et selline hea tava on ikka see, et kui loenguid on 10 korda, siis oleks mõistlik 6 korda vähemalt kohal käia, sest muudel juhtudel on lihtsalt see, et siis see õppejõud ja tudeng saavad omavahel tuttavaks, et tekib selline side ja siis saab seda tudengit ka hinnata ja siis saab seda tudengit hiljem seda vilistlast ka nagu võtta kui erialakaaslast ja see on nagu hea side, et kui sa nagu ei käi kohal ja sa tahaksid nagu hinnet saada või mingit arvestust, et siis on see sama küsimus, et tänaval on palju toredad inimesi, aga neile me ju ei pane arvestust ja hindeid, et me ju ei tunne neid. Et see tutvumine ja selle inimesega koos tegemine on oluline, sellepärast on ka praktilistes ainetes väga oluline kohal käia. Ja siin on tulnud vahepeal 2 küsimust ja üks puudutas ka praktikat, et kuigi eriala tundub praktiline ja valmib kindlasti suurepäraseid tulemusi ja töid, kas õppetööst osa on ka mingi aeg praktikat mõnes ettevõttes? Jaa, on. Lausa mitu osa. Suur osa. Lausa mitu osa. Mitu erinevat praktikat on töökeskkonnas, see tähendabki seda, et minnakse agentuuri, konkudeeritakse, saadetakse portfoolioid ja ollakse siis kas reklaamiturundus, teles, ma ei tea, küljendus, kirjastuses, 3D, mingites veebifirmades tehakse veebiarendusi või mobiilirakendusi või see on, ma ei oska teile öelda, filmistuudio või Neid kohti on ikka nii jõudsalt palju, kuhu saab minna. Meil on nimekirjas, Mart äkki ütleb praegu, kas meil on mingi 70 ettevõtted, kuhu me soovitame minna. Nii palju neid on. Jah, 70 ettevõtted, kuhu me soovitame minna praktikale, me anname need nimekirjad tudengitele just, et selle mõttega, et seal on inimesed, kes saavad teid juhendada ja oskavad, et meil Eestis on ju väga palju selliseid 1 mehe või 2 mehe selliseid disainiagentuuri, et eile lõpetas selle mingisuguse X-linna lillekooli ja oskab hästi teha Ikebanat ja siis tegi kohe reklaamiagentuuri ja nüüd tahab omale praktikale inimest, siis seal ei ole teil midagi õppida, et te pigem lähete sinna neid õpetama ja neile nagu tööd ära tegema, et see ei ole praktika eesmärk. Praktika eesmärk on tegelikult õppida ja et teid juhendatakse, et te saate nagu näha, kuidas agentuurid töötavad ja ettevõtted ja üksused. Veel üks küsimus, et
kui ma olen selle kooli juba lõpetanud, aga teisel erialal, et siis kas mingeid üldaineid saab asendada erialastega? Neid üldaineid ei pea üldjuhul enam tegemagi, sellepärast et me saame sellise, see on see nõnda nimetatud tore võtasüsteemiga üle kanda ja tulebki teha ainult erialaained, aga selle 2 lõpetamise vahel peaks olema siis, ma ei mäleta, kas oli 1 nominaalaeg või? 8 aastat. No, praegult on nüüd ülikool tegi, et peab olema 6 aastat vahet. Nii et ma ei tea erinevates koolides, eks see riik loksutab, aga jah. Rakenduskõrgkoolidel on teine reegel. Mida? Rakenduskõrgkoolidel on teine reegel. Okei, et point on selles, et sa ei saa kohe nagu eelmise aasta lõpetajana mingist teisest osakonnast meediaosakonda tulla õppima, sellepärast et siis sa pead hakkama maksma, aga kui seal on piisav aeg vahet, siis saab ikka. Ja meil on ka selliseid inimesi palju, kes on teisi osakondasid lõpetanud, nagu ma siis alustasin seda juttu, et kõik teised osakonnad õpivad ka toredaid asju, aga lõpuks nad tahavad saada graafiliseks disaineriks, aga teie eelis on siis see, et te olete seda juba siin õppinud. Või tuleb siis küsimus on veel, et koroona olukorras, et kui palju praktilisi tunde on hetkel plaanis teha ja palju kaugõppes? Nii palju kui võimalik teha koha peal ja vähendada distantsi miinimumini, aga lihtsalt, et kõik oleneb sellest, mida ütleb riik ja mida ütlevad antud seadused. Siin ei olegi õiget vastust. See täpselt nii ongi. Me juhindume seadustest. Nii et kui meid kooli kokku ei lasta, siis me teeme kõike veebis ja kui me saame kokku, siis me teeme kõik suurem osa, teeme kõik koos. Nii et sest kui koroonat ei ole, siis tegelikult meil on ikkagi kõik nagu kohal käimine on ikkagi alati nii, et sa näed inimese nägu. Ja selles mõttes on see ka tähtis, et kui te pärast lähetegi praktikale, siis need samad teie õppejõud on need, kes teid praktikale võtavad või soovitavad, sest et te lähete nende endiste kursakaaslaste juurde, nii et see on suur kogukond. Et see on juba tähtis, miks kohal nagu käia, sest et kõik meediaosakonnas tunnevad kõiki ja eelmisi inimesi ja just. Nii et mina olen ka peaaegu vist 2020 hakkasin selle kooliga sidet looma, nii et ma tunnen ka peaaegu kõiki lõpetajaid, aga see, kus ma osakonnajuhataja olen, neid aegu ma tunnen absoluutselt kõiki, nii et kõik on omavahel tuttavad, sõbrad, töökaaslased, mõttekaaslased ja nii on. Ja siin on tegelikult potentsiaali palju nagu rohkem selles mõttes, et mitte ainult ka kunsti ja disaini haridus saada, aga ka just nagu selliseid mõttekaaslasi või uusi sõpru ja ka perekonda, nagu nii öelda. Jaa, just, täpselt, absoluutselt. Toetan seda, et inimesed ikkagi leiavad, et nii nagu ma selles avalikus videos ütlesin, et see on armastus selle eriala vastu, aga see eriala on veel tugevam kui armastus, nii et armastuse leiate nagunii, aga selle tugevuse saate ka, nii et uskuge, see on nii. Jah, need on tõesti sõbrad kogu eluks ja mõttekaaslased ja see kool ühendab nii palju, et juba selle pärast tasub tulla. Jaa. Siin on tulnud uus küsimus, et sisse astudes saab valida 2 eriala. Ja. Et tänane vestlus näitab, et konkurents on kõva. Et kui sisse saamine õnnestub teie kooli muule erialale, et kas siis õpilaste väljalangevuse korral meediast on võimalik eriala vahetada, et kas õppeaasta vältel saab meie erialaga liituda? Ja, saab, et meil on neid juhuseid palju, kus inimesed õpivad mingit teist eriala ja teise kursuse või esimese kursuse kevadel tunnevad, et nad peavad nüüd üle tulema, siis nad esitavad uuesti portfoolio ja eksameid küll ei pea tegema, aga siis me komisjoniga vaatame ja arutame seda asja ja siis teeme selle otsuse, et see on täiesti võimalik. Aga me oleme soovitanud, et need inimesed, kes astuvad mingile muule erialale ja aasta pärast ikkagi leiavad, et oleks vaja ikkagi meediasse astuda, siis mina muidugi olen soovitanud, et konkureeri uuesti, saab täiesti alustada uuelt lehelt. See, mis esimese aasta õpingutega on omandatud, selle saab rahulikult kõik üle kanda, et sa saad pühenduda siis rohkem
rohkem meediaeriala ainetega, aga on ka see õppekava vahetus täiesti seadusega lubatud ja võimalik ja seda ka tehakse. Nii et vastus on jah. Pikk, aga jah. Meil on osakonnas praegu äkki kas mingi 4 tudengit, kes on tulnud nüüd peale esimest aastat vist või? Kas fotost ja nahast ja erinevatest üle, aga lihtsalt sellega peab arvestama, et siis esimese kursuse eriala ained tuleb järgi teha, et lihtsam on alustada esimesest kursusest, sest tegelikult nii sa saad nagu need asjad palju paremini selgeks ja enda elu on lihtsam. No oma grupiga ka ühinemine, see oma kursuse selline suur sisemaailm, see filosoofiline universum, mis tekib esimesel kursusel oma vahel, et see on siis ühtne, et kui sa tuled külje pealt kuskilt, ujud ligi, et läheb natuke aega võib-olla, nii et eks see on nii ja naa. Jah, ikka tuleb, skulptuurist on tulnud ja nii et ei ole keelatud, on lubatud. Ja alati saab meediaosakonnast ka kuhugi mujale minna, kui ta avastab, et see ei ole teie jaoks, et tahate tegelikult maali minna. Jah, just. See ka on lubatud ja põhjendatud ka. No, paneme aitäh slaidi ette või? No nii, anname viimased sellist vaikivat 2 minutit, et kui tuleb küsimus, siis tuleb või 2 küsimust ja siis ütleme tõesti kõigile aitäh ja oli meeldiv ja kui ikkagi miski asi jäi arusaamatuks, siis leidke mu telefoninumber, see on mul ühendatud mobiiliga. Nii et leidke ta siis ja helistage ja vestleme privaatselt. Sellest pole midagi. Ja kui ei julge helistada, siis on ka väga okei saata meili. Ja, siis võib-olla on lihtsam oma mõtteid väljendada. Just. Ja meilide puhul on see, et kui te kohe 10 minuti pärast meilile vastust ei saa, siis vastuse saamine on selline elementaarne viisakus, nii nagu Eesti Post töötab 3 päeva jooksul. Et ärge oodake 20 sekundi pärast kohe kirjale vastust. Nii, mingi klõks käis. Küsimus. Kuidas ma tean, et kas mul oleks vaja osaleda ettevalmistuskursustel? See on väga hea küsimus. Kuidas sa tead? Sul lihtsalt lähed nüüd peegli ette ja vaatad ja mõtled selle peale, et kui hästi ma kõike oskan. Küsid ise enda käest ja kui su vastus tuleb, et jah, oskad, siis ära osale. Aga kui sa tunned, et sul on veel midagi, mille koha pealt ennast lihvida, viimast seda lihvi teemantile, siis osale. Nii et... Ma soovitan vaadata hommikuse kohvipuru pealt. Jah, see on hea mõte. No tegelikult vist ega see mööda külge nagu maha ei jookse ikkagi, et... Absoluutselt. Võib ju ennast osalema registreerida ja siis vaadata, et ma tean kõike ja siis kinni panna ja ongi osaletud. No, ettevalmistuskursused on tasulised, nii et selles suhtes... No siis võib-olla jah. Ei, no ma saan aru, et see konkreetne inimene, kes selle küsis, on küsinud ka juba selliseid küsimusi, et ma saan aru, et ta käib erialasel tööl. Et ma arvan, et võib-olla pigem mitte, sellepärast, et need on ikkagi, ma arvan, nendele inimestele, kes nagu tulevad otse gümnaasiumist ja kes võib-olla ei tunne ennast veel nii kindlalt. Aga kui sul on küsimusi nagu mingi konkreetsemaid, siis sa võid alati kellegile meist kirjutada. Meie meilid on seal selle meediaosakonna olemas. Ja. Et sa saad mingi kirjutada, küsida, et kui ma olen selliseid töid ja asju teinud, et siis kas mul on mõtet, et siis saab nagu individuaalselt vastata. Kuigi ma arvan, et kui sa käid erialasel tööl juba, siis võib-olla ei ole vaja. Siis on tulnud küsimus, et kas on mingeid raamatusoovitusi selles valdkonnas või mida jälgida soovitate? Oi, raamatutega on väga ja kõik head raamatud on nii head, et ei kujuta, et ma ei hakka neid üldse isegi mitte ette teile lugema. Ma võiks teile öelda selle peale, et kõik filosoofia raamatud, kujundusraamatud, disainiraamatud,
mida aga on ja mida kätte saate, lugege, ainult et lihtsalt see küsimus on, et kas te jõuate nad kõik läbi lugeda, et enne hakkavad võib-olla need eksamid pihta, nii et tehke valikuid. Osakonna juhataja kabinetis on maast laeni raamatu sein, nii et seal ei ole mõtet ette lugeda neid kõiki. Ja Jaanus väga heldelt jagab neid laiali ka kõigile, kes soovivad. Kas sellele, kas nendele kompositsioonile on ka veel need kursused? Üldkompositsiooni kursused on täiesti olemas, nii et neid ma soovitan küll võtta, et seal saate aimu sellest, missugune see ülesande püstitus võiks välja näha või mis formaadis. Et minul oli väga palju abi sellest, kui ma sisse astusin. Meie kindlasti Mardiga soovitame üldsegi Tüüni lugeda või midagi sellist. Ja, vot just. Et lugege hoopis ulmekirjandust ja saate sealt palju inspiratsiooni ja teil on hoopis huvitavad vastused, kui te kõik olete neid ühte ja sama kompositsiooniraamatut lugenud. Ja mina soovitan teil ka näiteks lugeda selliseid raamatuid nagu Mees, kes teadis ussisõnu. See on põhimõtteliselt ulmekirjandus, nii et see on, jah, soovitatavad setu keeles ikkagi. Et mis soost oli ints, et siis on juba nagu kõik hästi ja nii edasi. Nii et ikka täiega. Ja kindlasti vestlusel küsime ka, et mis soost ints oli. Jah, küsime kindlasti, kes ints oli. Ja kui ka äri ei lähe tänu sellele imelikule ajale, siis võtke kätte ja lugege 12 tooli, palun, või Kuldvillakut. Need on äri alustuse kõige paremad raamatud. Palun, julged. Jah. Või siis näiteks Nietzsche metafüüsikast. Täpselt. Ma tahtsin öelda, et aga see on juba siis level 2 on ju, aga ikkagi tasub. Edasijõudnutele, jah. Tegelikult on palju igast loovmõtlemise raamatuid ka, mis ma arvan, et vestlusel võib-olla võivad päris hästi aidata, sest et see on juba see, et te suudate kastist välja mõelda. Ja võib-olla on vaja nüüd kasti mõelda, sellepärast, et kui kõik tahavad kastist välja mõelda, siis võib-olla mõned tahaksid kasti mõelda. Siis on kõik ühte moodi. Jah, ei tohiks. Üks mõtleb erinevalt kastist välja. Igal ühel on erinev kast. Välja äkki hoopis. Ja, et ülesande püstitust ei tohiks ära unustada. Et ikkagi vastaks kirjeldusele. Väga õige. Ja kui on mõned võõrsõnad tekstis, siis katsuge endale need eesti keelde tõlkida ja aru saada, mida nad tähendavad, et ärge jääge selle peale, et äkki ma tean. Üks aasta oli meil siin sõna eeter ja ikka pooled arvasid selle peale, et see on Võrumaalt pärit õuka, mis on selline ravim. Sellepärast peabki setukeelse kirjandust vaatama ennem. Jah, täpselt. Aga Mart, nii et sulle võib siis vist öösel helistada? Ei. Päeval ka ei või, aga kirjadele vastan hea meelega. Mulle võib helistada küll, nii et ma vastan täiesti vabalt. Olgu mu daamid ja härrad, teiega oli tore pärastlõuna. Mis seal ikka? Vaadake kollaseid lilli ja koksige mune. Täna on meil teine püha. Pühitsege.